Tere kõigile! Milline suur rõõm on olla uue asja sünni juures ja niisiis täna ongi esimene väike intervjuu uue sündmuse loo juures ja selleks on esimene hingamislaulupidu, mis saab toimuma 20. augustil Valgemetsa kaunis puhkekeskuses Põlvamaal. Ja täna on siia siis tulnud kaks selle liikumise või uue suursündmuse algatajat, eestvedajat, mõlemad hingamistööga tihedalt seotud, Heiki Tomson ja Tiia Lõoke. Ja võib-olla alustuseks siis paluksingi teil ennast natuke tutvustada. Mina olen Leelo Lehtla, olen tegelikult pikaajaline kultuurikorraldaja, aga ühtlasi vean ka terviseteerajad koolitussarja, nii et selles mõttes otsapidi ka terviseteemad väga haakuvad. Aga võib-olla alustame siis Heiki sinuga, et räägi natukene endast, et kust sa tuled ja miks hingamine? Jah, tere kallitele kuulajatele kõikidele. Minu nimi on Heiki ja olen nüüd teadliku hingamisega siis 7 aastat kokku puutunud. Ja ennekõike siis pean ennast teadliku hingamise praktikuks, et ma ei pea mingisuguseks kuuluks ega õpetajaks ega kelleks, kes ütleb, et vot nii on ainukene nagu õige tee ja nii on vale, vaid ennekõike ikkagi pean ennast teadliku hingamise praktikuks ja kuna mu varasem elutee on olnud hoopis teistsugune, siis see 7 aastat, mis on mind kokku viinud teadliku hingamisega, on minu elu väga paljus muutunud. See teadlik hingamine on saanud minu igapäevatööks. Teen siis hingamisteraapiat ja hingamistreeningut gruppidele ja firmadele ka. Et siis ma arvan, et see hingamine saab, kui ta muutis minu elu, siis muuta ka sinu elu ja seda ma siis teengi igapäevaselt, et läbi oma kogemuse toetan teisi inimesi. Väga hea, aitäh. Tiia, sinu väike tutvustus, palun. Mina olen Tiia Lõoke ja mina tegelen pea 20 aastat hingamisteraapiaga. Olen psühholoog ja õppinud erinevaid teraapiaid. Aga kui ma hingamistöö juurde sattusin, siis ma sain aru, et see on ikkagi väga võimas vahend ja mul on väga palju asjad veel õppimata. Et see ikkagi vapustas mind täielikult. Ja ma liidan seda ka teiste teraapiatega kokku, et sellepärast ma nimetan seda asja ka hingamisteraapiaks, kuna ma saan aru, et kui seal taha niisuguses teraapilises kontekstis, siis ta ongi teraapia. Mitte ainult hingamistöö või lihtsalt mingid hingamise harjutused, vaid ikkagi täiesti tõsiselt võetav teraapia, psühhoteraapia, mis inimest väga-väga sügavalt aitab. Ja. Selge, tänud selle pisikese sissejuhatuse eest. Ja siis nüüd selline nii põnev ja kuidagi köitev teema nagu hingamislaulupidu. Esiteks need 2 asja kokku. Ma saan aru, et hingamine on teie selline igapäevaelu osa, nagu meilgi, aga võib-olla mitte nii teadlikult. Aga kuidas siis see laulmine sinna juurde tekkis ja mis üldse toimuma hakkab, Heiki? Paari sõnaga siis võtaks kokku selle, kuidas see hingamislaulupidu sellise siis esimesed niimoodi eod sellest seemnest niimoodi välja niimoodi siis pungitama hakkasid. Et paar aastat tagasi oli selline hetk, kus ma hingasin ja mediteerisin ja küsisin, et kuidas ma saaksin teisi inimesi oma annetega 5000 korda rohkem teenida. Ja siis sellest hetkest kui ma seda hingamise siis protsessis seda taotlust küsisin ja hingasin, siis muutunud teaduse seisundis avanes mul selline vaade siis Tallinna lauluväljakust ja seal siis hingavatest inimestest, et kogu see lauluväljaku kaare siis, või ütleme, see muduplats oli inimesi täis ja Eesti muusikud laulsid seal ja hingamisterapeudid hoidsid ruumi inimestele, et hästi selline ootamatu pilt tuli silmale ette. Ja see justkui siis oligi sihuke esimene siis ilmutus, millest siis ütleme see mõte hakkas niimoodi idanema ja siis ma mõtlesingi, et aga tõesti, et eestlased on ju tegelikult nagu laulurahvas ja see võimalus, mis on läbi teadliku hingamise
enda siis keha-meelesüsteemi transformeerida, ennekõike siis ütleme vaimset poolt puhastada sellistest piiravatest uskumustest, asjadest, mida me võib-olla isegi ei teadvusta endale, et siis tekkiski niisugune mõte, et võib-olla tõesti kunagi niisugune sündmus teha. Ja see oli 2 aastat tagasi. Ja ütleme sellele siis sellise vungi andis sisse, ütleme siis see viirusega seonduv siis kogu maailma puudutanud siis selline viiruse käsitlus. Läksin maale oma emale külla ja ema siis läksid bussiga ja nad tulid mulle sõiduautoga siis vastu sinna bussijaama ja ema oli siis selles maskis ja ta näost üleni hall ja ilmunud, et ta nagu ei teadnud, mina tulin Tallinnast, et kuidas minuga üldse käituda, eks ole. Et siis me tegime seda küünarnuki kniksu ja see kõik oli kuidagi hästi valus oli seda kogeda ja siis ma nagu mõtlesin, et kuramus, et midagi on vaja nagu teha, et inimestele viia need hingamise võimalused kätte, et meil on võimalik oma hingamisega tõeliselt tugevdada oma immuunsussüsteemi ja nii füüsilisel kui vaimsel tasandil ja oma tervist väga suurel määral parandada. Ja vot siis sealt sai, ütleme siis selline loominguline siis tegevus niisuguse jõu taha, siis saigi mõeldud, et kuna me oleme eestlased, siis laulurahvas, et siis tuua sinna ka selline pärimus, siis kultuur, muusika ja tantsimine juurde. Ja siis sellise hullumeelse ideega siis ma pöördusingi siis Tiia poole ja Leelo sinu poole, et äkki siis teeks midagi niisugust koos. Ja et niimoodi sai see justkui siis alguse minu vaatest, et aga Tiia, ole hea, jaga sina ka. Ja, et mingi niisuguse suurürituse korraldamine on minul ka mõtetes olnud, et algselt muidugi algallikal, mille ma olen ka loonud tänu just selle hingamistööl, et selle algallika idee, et mul oleks oma hingamise koht ja soojas vees hingamise koht, et see on mul ka ainult läbi hingamistöö tulnud, et need on nii võimsad kogemused olnud, et on pannud igasuguseid asju looma. Ja aitäh, Heiki, et kutsusid siia tiimi, et ma arvan, et on aeg tõesti seda hingamistööd võtta siis rohkem tõsisemalt, et see on hästi võimas tervendamise meetod, et üleüldse ei pea mingit seeni sööma ega aiavaškat jooma, võib lihtsalt hingata ja oma teadvust laiendada ja jõuda imelistesse teadvuse seisunditesse. Ja jah, et see on hästi tervendav meetod ja eriti nüüd tänapäeval selle ärevuse ja stressi ja muretsemise vastumürk on see hingamine, et kui liigne muretsemine ja liiga palju mõtteid peas, et kui sa lihtsalt hingad ja keskendud sisse ja välja hingamisele teadlikult, et see võtab selle fooni, muretsemise ärevuse fooni maha ja toob nendest illusioonidest ka välja, et me läheme alati mingid teemadega sageli nagu äärmusesse, et kui sa telefonis scrollid mingi teema kohta infot, telefon hakkab ju ka kohe pakkuma sulle infot selle kohta ja sa lähed nagu mingisse mulli sisse ja arvad, et see ongi tõde, et tegelikult mis see tõde on, selgub tegelikult, kui sa hakkad hingama ja jõuad kohal iseenda tõeni, guugeldad kõrgemalt oma tõe välja tegelikult, et kõik, mis on internetis, ei ole alati tõde. Ja kuidas sa, Tiia, näed seda suhet, ütleme, meie laulupeo traditsiooniga või üldse, et kultuuriga koos selline sündmus ette võtta? Et see on mulle hästi tuttav, et me oleme algallikal ka korraldanud palju aastaid selliseid üritusi nagu suvevalguse päevad, kus on hingamistöö vaheldub siis lauljatega, laulmistega ja rituaalidega siin, et Triinu Taul ja Hedvig Hanson on ka head sõbrad ja hingajad. Et miski pole juhuslik, et see hingamine ja muusika sobib kokku. Minu esimesed kogemused hingamisest olidki holotroopse hingamise kogemused, kus siis hästi kõva muusika saatel siis paluti hingata sügavamalt, kiiremini ja pikka aega, 3-4 tundi järjest. Et siis kas oli juba
ligi 30 aastat tagasi, ma olin gestaltteraapia õpingutes, üks õppejõud tegi meil seda sorti hingamist ja siis ma sain esimest korda kogemuse, et ma ei ole ainult mõistus ja keha, vaid on midagi palju suuremat. Et ma tundsin, kuidas kätest kõik valgus kiirgas välja ja ma isegi vaatasin oma käsi hingamise ajal, kas tõesti on mingid valgusjötid jooksevad või mis toimub. Et hästi power, jõud tuli kehasse, aga no muidugi need esialgsed hingamiskogemused jäid nii nagu nad olid, mõtlesin, et see on lihtsalt mingi kogemus, aga et alles hiljem, kui ma teist last ootasin, et siis ma hakkasin tegema hingamistööga, kuna Pinni Tansby ütles, et sa võid hingata armastuse ja naudinguga ja rõõmuga oma lapse välja, et see sünnitus ei pea üldse valus olema. Et siis ma mõtlesin, ma teen selle ära ja nii oligi, et tegelikult ma aasta otsa käisin erinevate terapeutide juures ja koolitustel. Pinni Tansby ja Lena-Kristiina Tuulse ja Leonard Torr ja tõesti, kui ma selle lapse sünnitasin, teise lapse 44, ma olin 44 aastal, et siis oli see tõesti väljahingamine, et ma oskasin oma kehaga toime tulla koostöös ja harmoonias. Ja kuidas see, Heiki, sinu selline võib-olla ka mõni tugevam kogemus hingamisega seoses, et Tiia oma siin oli eriti mõjus seoses lapse sünniga? Ja mina ütleme seda hingamistööd, hingamistehnikaid erinevalt kogen ennekõike kui siis kehatasandi puhastamist, siis nii emotsionaalsest, füüsilisest kui siis mentaalsest plaanist. Ja ma olen saanud muidugi väga palju selliseid nägemusi või ütleme, et ma oma eluteel justkui liigungi edasi läbi sellise kõrgema nagu juhatuse, mis minuni siis tuleb ja hingamise siis praktikate tegemise käigus on need teinekord väga sügavad ja eriti selged ja väestavad need kogemused. Et minul ausalt öelda alguses esimese asjana tuli hingamiskontsert välja, see oli siis paar aastat tagasi Tänbrule hingamiskursuse ajal, siis hingasin ja lõdvestusin ja ühel hetkel lõi siukse sõna mulle ette hingamiskontsert. Täitsa arusaamatu, kus koha pealt see nagu tuli. Ja siis ma justkui niimoodi suumisin selle hingamiskontserti, selle sõna sisse ja siis avanes selline pilt, siuke plaksti nagu lõi lahti sellise õdusas miljöös seltskonna inimesi, kes siis muusik oli just vahetult lõpetanud selle musitseerimise, inimesed olid just hingamisprotsessist väljunud, sellised hästi sellised kohal olevad, tänutundes, armastuses viibivad inimesed ja siis tuli selline taipamine, et hakata tegema hingamiskontserte. Ma ei olnud kunagi ühtegi kontsertit teinud, aga tõesti sellest sai alguse. Ma tegin hingamiskontserteid koos Kadi Toomega, Siiri Sisaskiga, Triinu Tauliga, ehk siis, et see ilmutus oli täiesti nagu füüsilisse maailma nagu toodav ja selliseid taipamisi teadlik hingamine pakub lihtsalt, et meie selline teadustasandi muutmine ja meie hinge olemus võimaldab näha selliseid täiesti uusi asju. See on nagu üks asi ja teine asi oli, olen vabanenud ühest hästi sügavast sellisest suguvõsaliini mustrist. Ka siis ütleme selline võib-olla siis natuke mõnede inimeste jaoks natuke nagu abstraktne, kuid lapsepõlves me siiski omandame päris palju oma suguvõsa siis sellistest käitumusmustritest ja uskumusmustritest ja minul oli mingit laadi selline sügav selline kurbus. Igapäevases elus ma justkui liikusin, tegin erinevaid asju ja siis ma sattusin mingisugusesse sellisesse sügavasse kurbusstaadiumisse. Ma ei tea, miks see niimoodi olema pidi, aga igal juhul ühesõnaga mingi perioodil ma mõtlesin siis väga kurbasid mõtteid ja ühesõnaga olin sellises madalas niimoodi energias. Ja ühe siis hingamisseansi jooksul, siis, kus mind juhendati, siis ma vabanesin sellest sellisest vanast sellisest raskest energeetilisest mustrist oma keha meelesüsteemist.
ja see oli selline suur kingitus, et ma olen ülimalt tänulik selle kogemuse eest. Aga neid lugusid oleks veel, aga ma arvan, et aeg võiks edasi minna. Siit juba mõned muusikud käisid ka läbi, kes on hingamislaulu peale kaasatud. Triinu Taul, Hedvig Hanson. Kes veel on tulemas mõlematelt, et võib-olla ka tutvustate neid paari sõnaga? Oma nõusoleku on andnud rändaja Indrek Tammoja siis musitseerima tulla ja on ka siis Eduardo Agni, siis selline hästi äge Brasiilia kitarrivirtuoos ja mees, kes siis just maailma on jaganud seda sellist indiaanlaste muusikat, et indiaanlaste pärimusrahva muusikat. Et väga, ma arvan, et on päris head artistid need mõlemad seal musitseerima meie sündmusel. Keda sa Tiia veel välja tooks või tutvustaks paari sõnaga? No, töötubade tegijaid, et Karolin Kõrre tuleb ka laulma, et tema on ka, ma tean, hingamistööd teinud ja väga ilusa häälega, hea laulja. Ma ei tea, mul nüüd nimekirja ei ole, Eiki, sul on, kes meil on mainimata jäänud. Lepase Ree on üks selline folgi ansambel, hästi ägedad, teevad sellist ehedat Eesti pärimusmuusikat, et nemad on tulemas veel. Ja siis mõtlen, kes meil seal veel on. Kadri Lepasson, tema on nüüd selline pärimustantsude õpetaja ja sündmustel läbiviija, et tema siis omalt poolt toob sinna hingamise ette sellise vahva sellise liikumisega tegevuse ka. Väga kihvt ja neid on isegi vist veel, nii et kavastate kõik täpselt järgi vaadata, aga Tiia juba mainis töötubasid, et eks sellel on ka väga suur rõhk ja suur osa päevast, et võib-olla ka siis nendest täpsemalt. No Alar tuleb teeb superhingamist ja see on siis tema enda kokku pandud formaat siis erinevatest hingamistöödest. Muusikaga, suured mõjud siis ka holotroopsest hingamisest. Olen ise hinganud temaga, aga väga soovitan. Siis Madis tuleb Wim Hofi hingamist õpetama. See on see jäämähe meetod, kuidas siis oma immuunsust totaalselt toetada. Margit Raiast siis teeb hingamistöötoa, mis on siis ka traumadega tööst räägitakse ja kehatsoonidest. Nii, kes mul veel on mainimata nüüd? Mis sa ise räägid, Tiia? Üks töötuba on ka sinu peal. Ja, et ise ma siis tutvustan hingamistööd laiemalt, et mis üldse siis maailmas, millised koolkonnad on ja kes on siis millest välja kasvanud, et see pilt on päris lai. Ja Eesti jõudis hingamistöö siis tegelikult vabastava hingamise nime all, aga kuna maailmas on ikkagi olemas hingamisliit ja hingamistöö kogukond, mis ühendab siis kõiki hingamistöö tegijaid, siis ma arvan, et oleks õigem nimetada asja hingamistööks ja teadlikuks hingamiseks. Ja kuna vabastav hingamine on ka lihtsalt ühe inimese Sondra Rei kaubamärk, et siis ei oleks hea seda kasutada ainult. Väga hea, ma usun, et see tuleb kindlasti huvitav, et rohkem aru saada, kus see kõik on tulnud ja alguse saanud. Ja Heiki, sul on ka üks töötuba, millele keskendud? Ja, mina teen India joogide hingamist, pranayama hingamist ja fookus on just sellel, et seedimisel. Ehk siis teeme hingamisharjutusi, mis tugevdavad meie seedimist. Et mitte nüüd ainult nagu füüsilist toidu seedimist, aga meid on ümbritsenud siin viimase 1,5 aasta jooksul üks parasjagu hullumaja puhvet, et kuidas oma keha meelesüsteemis siis seedida ära selliseid suuri muutuseid. On nad siis ühiskondlikud, võib-olla on perekondlikud, võib-olla mingi äriga seotud teemad, võib-olla on füüsilist laadi. Et olen ise lihtsalt selle teemaga kokku puutunud siis enda seedeprobleemidega ja neid sügavuti niimoodi siis käsitlenud läbi hingamise teadlikult. Ja
ja näen seda võimalust, kuidas lihtsalt hingamisega oma kõhunääret ja teisi näärmeid panna paremini koostööle, nii et ka immuunsussüsteem tugevneb ja psüühika muutub tugevamaks ja kergemini puhastatavamaks. Väga põnev, väga põnev. Ma usun, et seda sisu on tõesti selle päeva kohta ikka väga palju, kui mõelda kõik need erinevad töötoad ja muusikalised esinejad. Kas midagi on veel, mis peaks mainima? Vist on ka mingisugune kauplemisala tulemas? Ja seal mõtlen, mis meil seal on, et no, see sündmus on peresündmus, nii et meil on seal lastele tegevusi, nii et jah, ja seal ei ole meil alkoholi, seal ei ole meil narkootikume, nii et selline puhtalt selline tervisesündmus, et see traditsioon, mida me luua tahame, ongi ennekõike selline tervist edendav, selline lõbus, lihtsasti mõistetav, puhtas looduses koos loomine. Et jah, ja siis on ka meil kauplemise võimalus, et inimesed, kes tegelevad käsitööga, siis on oodatud sinna kauplema, kes teevad head toitu, mahetootjad, teised tootjad. Siin jah, et on võimalik ka seal saada sellist terviseteadlikkust, et meil selline teadliku valikulaat, et 40 sellist head kauplejat on meie sündmusele oodatud. Ja meil on ka põhitoitlustus, et saad koos piletiga osta siis soodsa toitlustuspaketi. Ja midagi siis lisaks osta veel, kui vajad. Ööbimiskohad on ka, kes tahab ööseks veel jääda, lõkkeõhtu on meil kindlasti ja hommikujooga. Et on võimalik ka telkida, vist on või? Ei mäletagi, kas oli see telkimine ja majutus on ka seal koha peal. Telkimist ei ole, on majutus, on tubades, et on suured toad seal. No väga super, mina küll juba ootan õhinaga seda päeva, kuigi eks sinna on veel palju meil tegemist, et jõuda, aga kindlasti tuleb seal väga-väga palju meeldejäävat ja tõesti ehk ka elu muutvat nii mõnelegi. Kas on meil veel midagi lisada või teeme selleks korraks lõppu ja ootame juba järgmist intervjuud? Me võiksime äkki hõigata ka seda, et me ootame oma meeskonnaga liituma vabatahtlikke. Et see on suuresti selline siis kodanikualgatusel toimima hakkav niimoodi sündmus, et iga inimese panus on hästi teretulnud, et meil on seal toitlustusse inimesi vaja, lastega tegelema, ühesõnaga seal jagub neid tegevusi, et seda ruumi hoida kõigi jaoks selliselt turvaliselt ja et kui sa tunned, et soovid kaasa lüüa hingamislaulupeol, siis leia palun koduleheküljel selline vabatahtlike siis link on seal eraldi, kus on võimalik siis registreeruda. Ja sinna võid lisada veel ka, et võib-olla oled sa hingamistööd juba kaua praktiseerinud, et siis kindlasti kaasame sind ka hingamistöö toetamise tiimi või kui sulle meeldib lastega töötada, siis lasteprogrammi toetama, et ka võib-olla mingid oma oskused, anded võid sa sinna kirja panna, kui sa tuled vabatahtlikuks. Ja kõik see info on siis hingamislaulupidu.ee ja on juba kõik ka sotsiaalmeediakanalid toimimas, nii et jälgige meid, liituge. Kohe peaks minema avalikuks ka hooandja kampaania, kuhu ootame väga kõikide õlga alla, et see saaks toimuma see imeline päev ja vääriliselt ka tasustatud need muusikud ja töötubade vedajad, kes sinna meile tulevad oma andmeid jagama. Aga kui rohkem praegu midagi hingele pole jäänud Heikil ja Tiial, kuidas tundub? Jah, et tahaks öelda, et hinga. Jah, ma arvan ka hingake juba praegu kõik. Kohtumiseni hingamislaulupeol. Kohtumiseni hingamislaulupeol.
kohtumiseni ka minu poolt ja jälgige siis erinevaid kanaleid, et leida ka järgnevaid intervjuusid. Nii